tere! Räägime täna milleski, mis, ausalt öeldes meid kõiki natuke hirmutab. Vähist. Aga kui palju me tegelikult teame, mis seda põhjustab? On see saatusesse kirjutatud või on meil endal siin sõna sekka öelda, uurime kohe järele? Aga see kõige suurem küsimus, mis meil kõigil peas keerleb, on ju see, kas vähk on lihtsalt halb õnn, mingi geneetiline loterii, kus meil pole mingit kontrolli? Vaatame, mida teadus selle kohta ütleb. Okei, et aru saada, mis vähki põhjustab, peame kõigepealt minema nii-öelda kuritoo paigale. Sukeldume sügavale meie rakkudes sisse ja vaatame, mis seal siis täpselt valesti läheb. Kujuta ette, et su DNA on nagu hiiglaslik kasutusjuhend ja seda juhendit kopeeritakse su kehas, pidevalt. Vähk saabki alguse ühest ainsast pisikesest trükiveast selles juhendis, mida keegi lihtsalt ei märganud parandada. Tegelikult on meie keha nagu super hästi kaitstud kindlus. Selleks, et üks väike trükiviga saaks üldse probleemiks muutuda, peab see mööda hiilima kahest väga võimsast kaitseliinist. Esiteks DNA parandussüsteemist ja teiseks meie immuunsüsteemist. Vähk ongi põhimõtteliselt see, kui mõlemad need süsteemid korraga alt väevad. Nii, ja siit tulebki see põhiküsimus. Kas need vead on midagi, mis on meile juba sündides kaasa antud, või tekitame need oma eluviisiga ise? Vaatame, kes on siis peamine kahtlusalune. Okei, ja nüüd, tähelepanu, see on oluline. Pärast aastakümneid kestnud uuringuid on pilt selge. Ainult 5–10% vähijuhtumitest on otseselt põhjustatud päritud geenidest. Ainult 5–10%. Mõtle korraks sellele. Ja see pilt siin räägib enda eest, eks? See tohutu lausa 90–95% on vähk, mis tekib meie elu jooksul. See ei ole meile ette määratud. See on seotud meie valikute, meie harjumuste ja meie keskkonnaga. Vaatame näiteks neid kõige kuulsamaid vähigeene, nagu BRCA, millest oled ehk kuulnud. Isegi nemad moodustavad tegelikult vaid imetillukese osa kõigist haigusjuhtudest. Nii et jah, geneetika on pusletükk, aga see on ikka väga-väga väike tükk. Ja just see, sõbrad, ongi kõige tähtsam. See on see koht, kus lugu muutub hirmutavast lootusrikkaks. Kui üle 90% riskist on seotud meie elustiiliga, siis see tähendab ju, et meil endal on rool meie käes. Me ei ole saatuse mängukannid. Vaatame siis, mida me saame ise ära teha. Nii, siin on nimekiri asjadest, mille puhul teadus on kindlalt öelnud. Jah, see suurendab riski. Suitsetamine ja liigne päike on meile ilmselt tuttavad. Aga vaata, siin on ka asju, millele me iga päev ei mõtle. Näiteks töödeldud liha, alkohol ja isegi see, kui heas vormis on meie rakkude jõujaamad ehk mitokondrid. Võtame näiteks suitsetamise. See on üks kõige suuremaid pahalasi, me kõik teame seda. Aga isegi siin on meil võimas ju muuta. Teadus on näidanud, et kui sa jätad suitsetamise maha, siis 10 aastaga langeb su kopsuvähi risk poole võrra. See on ju meeletu muutus paremuse poole. Ja see ei kehti ainult suitsetamise kohta. Teadlaste hinnangul on ligi pooled kõigist vähijohtudest ennetatavad. See on ju uskumatu, kui palju peitub tegelikult meie endi igapäevastes väikestes valikutes. Aga et me oma energiat ja muretsemist õigesse kohta suunaksime, peame terad sõkaldest eraldama. On nii palju müüte ja hirmulugusid, mis internetis ringlevad. Ärme raiska oma aega ja ärve valed asjade peale. Nii, siin on selge vastaseis. Ühel pool on asjad, mille kohta teadus ütleb kindla, jah, see on ohtlik, töödeldud liha, alkohol, ja teisel pool on, interneti lemmikkollid, mikrolaineahjud, mobiiltelefonid, deodorantid. Teadus on siin väga selge. Keskendume päris ohtudele, mitte hirmulugudele. Ja lükkame veel mõned levinud müüdid ümber, et oleks süda rahul. Ei, kvaliteetne plastiknõu ei põhjusta vähki. Ei, deodorant ei ole ohtlik. Toksiinidega tegelevad su maks ja neerud, mitte kainlaalused. Ja kuigi stress on kahtlemata halb, ei ole leitud, et see otse DNA-d kahjustaks ja vähki tekitaks. Nii et need müüdid võime nüüd küll unustada. Ja see kõik viib meid ühe väga olulise küsimuseni. Me kõik tunneme ju kedagi, kelle lugu ei sobi statistikaga kokku. Kuidas siis teadlased saavad nii kindlad olla, mis on tõsi ja mis mitte? Sest alati on ju see üks tuttav, on ju. See, kes suitsetas nagu korsten ja elas 100-aastaseks. Kuidas me siis saame teadust usaldada? Vastus peitub ühes lihtsas, aga väga tavavas loos. See lugu on ideaalne näide sellest, miks üksikud lood, see, mida me nimetame anekdootilikuks tõendiks, ei tähenda teaduses mitte midagi. Üks 99-aastane suitsetaja ei tee olematuks tuhandeid uuringuid, mis näitavad, kui ohtlik suitsetamine on. Teadus ei vaata erandeid, teadus vaatab suurt pilti, mustreid ja keskmisi.
Teadlaste töö ei ole arvamismäng, see on väga range ja mitmeetapiline protsess. Kõigepealt märgatakse mustreid suurtes inimgruppides, siis otsitakse neile bioloogilist seletust, siis testitakse seda laboris ja loomkatsetes ja alles siis, kui kõik need etapid korduvalt sama tulemuse annavad, öeldakse, et miski on kantserogeenne. See on protsess, millele me saame toetuda. Nii, nüüd kui me teame, mis on fakt ja mis on fiktsioon, mida me siis selle teadmisega peale hakkame? Lähme praktiliseks. Millised on need kõige tõhusamad sammud, mida me saame ise astuda? Kui sa peaksid tänasest kaasa võtma ainult ühe mõte, siis olgu see. Meie valikud ja meie keskkond mängivad vähiriski juures peaosa. Geenid on kõrvalosas. See tähendab, et ennetus on uskumatult võimas relv. Siin on lühike ja konkreetne nimekiri asjadest, millel on päriselt ka mõju. Ära proovi kõike korraga muuta, see on liiga suur amps. Vali siit nimekirjast üks asi, ainult üks, ja alusta sellest juba täna. Iga väike samm õiges suunas on võit. Ja lõpetuseks jätan su ühe mõttega. Nüüd, kui sa tead, et sa saad mõjutada kuni 90% oma riskist, siis mis on see üks väike, aga positiivne muutus, mille sa oma elus teed? See ei ole hirmutav küsimus, see on tegelikult ju lootustandev. Aitäh, et kaasa mõtlesid!